Kätte on jõudnud 1. september, kes läheb kooli, kes paneb parketti. See episood siin saab olema nähtavasti kõige viimane remondi episood, sest et järgmises episoodis tuleb juba suur reveal ja vaatame siis, kui ilusa korteri 15 000 euro eest ehitada saab. Kas me hakkame tulema siit sinna või? Kui ikka sinna poole liigume, ma ei tea, vasakult või paremalt. Vasakult niimoodi. Ei, aga miks sealt poolt? Mis mõttes? Ma lihtsalt mõtlen seda, et kui niipidi on ka lappes veits, äkki. Plaadi see oleks kõige ilusam. Jah. Sest et siia tuleb voodi nagu nii, seda ei ole näha, seal on telekakaps ja diivan, seda ei ole ka näha. Et ma pigem võib-olla ikkagi jah, väiksem hustle tulevikus. Nii, aga räägime sellest parketist ka. See oli 55 euri ruutmeeter, 14 milli tamme parkett. Ostetud sai ta sellisest veebipoest nagu viimistluskaubamaja.ee. Ei ole sponsoreeritud. Aga kurat, tehakse ilusaid asju, ma ütlen. Mis asja? Et nüüd saame teada, kui ilusti see saag lõikab ka. Tõsi. Tule see just lahti. Tule vist seda kappi ette. Mina. Naabritele natuke vahvat heli. Kõigepealt pane käima siis. Ei, ma lihtsalt vaatan seda joone kohta. Noh. Seina vahele veitu. Veits lööb lahti. Tal on taga on üks must raam ka, vaata. Minu meelest selle saab võtta ja siia otsa panna. Aga meil kindel. Mis see tugiraam? See on aktiivsus. Mida ma teen? On ju õiget pidi. Mille paikne? Jõud aitab. Need on nagu on paigas, aga ta... Ei tea, jah. Üritab minu üles. Tundub nii ohtlik. Sul ei ole seda kuidagi kaasata. Seda mida põlvega lööda? Ei, siin on siuke metall kuradi L, mille vastus. See oli siuke pildi peal ala. 20 kirjast. Hästi üle. Väljad asju puudu, noh, jooksid ära juba. No võt, siis me käisime ehituspoes, ostsime parketi jaoks kummihaamari, siis mingi metallist konstrui ja siis klotse, et me saaks reaalselt taguda seda parketti ja kõik see läks kokku maksma 38 midagi eurot. Aga vaatame, paneme teid timelapsi peale ja kui kaua meil läheb reaalselt aega. Pidime need 12 valmis saama, me oleme juba mingi tund aega nusperdanud ja meil on 2 rida. Nii et vaatame, kuidas meil päriselt läheb.
viimane, ei ole viimane. Hea töö. Tegelikult jäi päris palju ikka üle ju. 1, 2, 3, 4, 5, 6, terve pakk jäi üle jah. 150 eurot jäi üle. Loll või? Arvutades. Oleks me seda algusest teada. Ei oleks seda kuulukesi sinna tekitada. Aga õhtul aega. Ei, ma võtsin 10% varu tegelikult. Ei, seal oli see teema, et seal oli mingi X arv ruutmeetrid, eks see oli mingi 0,3 või. Aga ma pidin terve pakki osta. Kui õhtul aega lapid üles tagasi ja tükid lahti. Selle väikse tüki. Ma arvan, et keegi ei pane tähele seda, et siin on üks. Sest et see pool on nagu nii köögi all peidus. Ja ma panen lillepoti sinna. Ja mõtled. Aga ei, kuule läbi kaamera näeb päris okei välja. Tegelikult on päris veits on triibuline ikka. Aga noh. Siin korteris ei oleks triibuline. Kui me läheme natuke siia poole, midagi kaamerasse jääb. Kui sa vaatad. Veidi on. Et see on mu seinavärv jah, seda te ei olegi näinud veel. Kaamerast tundub suht valge tegelikult. Aga veits on triibuline kohati, kui sa niimoodi vaatad. Aga keegi ei vaata seina niimoodi. Selle jaoks on need standardid, mis ütlevad 2,5 meetrit siseseinis kalile. Ja kui sa siit vaatad, siis on väga ilus. Nii, põrand, ilus, paigas. No veits on, nagu ma ütleks, et tegelikult on suht ebakvaliteetne see põrand. Veel nagu hästi palju sellist, nagu esiteks see toonivahe, metsikult suur erinevate pakkide vahel on ju. Viimased pakid, mis me avasime nagu näha, siin on veits punakas. Siin on suht ühtlaselt, panime segamini ka on ju. Noh, see, et siin siuke väike maltspuit on, see on nagu okei on ju. Ja noh, siin on maltspuiduga ja siin on, aga noh, veits on, niisugust viskab veidrat efekti sisse. Aga üldpilt on tegelikult väga ilus. Ja ma arvan, et see on teie jaoks viimane video, kus te näete mind tegemas reaalselt remonti, sellepärast, et seinad on meil värvitud, põrand on meil plaaditud, parkett sai ka täna maha. Lagi on valmis. Ainus, mis on puudu, on köök. Ja teadaolevalt mina kööki ei tee, selle jaoks on inimesed. Nii et kui me teine kord juba kohtume, siis järelikult on korter valmis ja tuleb Welcome to the Crib suur maja korterituur. Nii et olge mõnusad ja näeme. Jube mõnus on tegelikult lõpuks istuda siin korteri põranda peal puhtad riided seljas, mitte kandmas seda nõmedat töönokamütsi ja teha selliseid viimaseid näpuharjutusi, milleks täna meil on siis pistikute paigaldus. Ja ma mõtlesin, et ma võtan teid korra kaasa veel. Eelmine episood ju lõppes natukene suure küsimärgiga, sellepärast et põhjus neid lihtne mul see kaamera lihtsalt aku tühjaks ja ma ei saanud teile näidata seda lõpptulemust. Nii et kuna ma täna olen siin, panen pistikuid, siis ma mõtlesin, et ma näitan teile, milline see siis lõpptulemus jäi. Ja lisaks mul on teile ka väikene üllatus, nii et pange silmad kinni ja tulge korra muga kaasa ja ma näitan teile. Kohe? Nii. Voilà. Köök on kohal. Küll veel ilma tasapinnata, aga köök on kohal. Mis arvate? Kuldsed profiilid. Kesköö sinine või ütleme inimesele, kes teab värvikoode, siis RAL 5004 on see värvikood. Tehnika kõik ilusti sees. Pole veel kordagi kasutatud. Vaat selline on see siis minu köök, mis tuleb. Varsti tuleks see tasapinda mõõtma, aga seda te näete siis, kui korter on nagu päriselt valmis. Aga oh no! Oh no!
aga mis ma tahtsin teile veel näidata, lülitid, millest ma räägin, pistikud, mida ma täna paigaldan, need on sellised. Need on siis puutetundlikud, hetkel nad ei tööta, sest mul on korgid väljas, aga olgem ausad. Mina teile ei soovitaks neid osta. Need on mingi peaaegu 35 € tükk, kui sa ostad täishinnaga neid. Mina õnneks neid täishinnaga ei ostnud, sest et Decoras oli mingi soodukas, aga ma pigem läheks lihtsalt järgmine kord tavaliste lülitite teed. Esiteks need on odavamad ja teiseks neil põleb konstantselt see mingi sinine lätakas seal keskel, mis on nagu ülirõve, nii et ma otsustasin, et ma sinna voodi juurde ei panegi seda puutetundlikku, vaid panen lihtsalt tavalise, aga noh, nähtavasti ikkagi selle klaaspaneeliga. Aga milline siis ikkagi seinad said? No, nagu siit on näha, on mõni triip on sees, aga lagi selle eest, ma ei tea, kas see kaamera võtab, aga siin ei ole ühtegi ebatasasust. Ideaalne lagi on. Kõik siin suunas, seal suunas, vaata, kus sa tahad, kõik on perfektne. Oh, kaameras, ja tegelikult on, täna on natukene kollakas see valgus. Nagu ma ütlesin, see oli see Tikkurilla G503, ehk siis siuke, peaks olema siuke pestud linane justkui, mis natuke kollane nähtavasti võikski olla. Aga üldpilt seinale on viisakas, millega ma saan. Ja siin on ka üks diivan, mille ma soetasin. Väga uhke diivan. Aga üks asi, millega ma saaksin neile tuhka veel pähe raputada, on see, et ma ei kasutanud värvialust, kui ma kruntisin. Sest et see maksab kätte. Ma näen mõnes kohas, kus on nagu liiga suured, nagu krunt on liiga paks kohati. Ja see on kole. Näiteks siin. Siin on hästi näha. Ma ei tea, kas muidugi kaameras on hästi näha, aga see tekstuur, värvi alumine tekstuur on nagu väga siuke, siin on jookseb, ma ei tea, kas siit äkki on näha. Et see on nagu kole, nii et edaspidi tulevikus kasutan mina ja kasutage ka teie ikkagi ja alati värvirulli. Aga nüüd täiesti pekkis, Kas ta peaks siia sisse minema? Aha. Nii. Katse 2. Nõme on see muidugi, et mul saab aku tühjaks jälle täna. Ma ei saa, kuidas ma panen selle? Nojah, tulebki öelda, et aku on tühi, nii et ma ei tea, ma nusperdan sinna edasi, aga mis ma oskan teile öelda? Ärge ostke sellist sitta. Kahjuks mulle jääb see sitt seina, aga... Tervitan sind jälle, kes ei tööta see ei söö. Ülemustelt saame kiita, võissad saa. Saime lõpuks hakkama, tehtud, pistikud on paigaldatud, kuhu veel lähevad. Siin peab veel keberniiditama, aga siin on õnneks juhtme otsad vähe pikemad ja ei pea nii palju võib-olla vaeva nägema. Vot. Aga mul on suur hea meel, et tulite muga kaasa siia korteri saagale, kui nii võib öelda. Varsti on sellega kõik. Nähtavasti ongi, see praegune video ongi reaalselt viimane video, kus ma üldse midagi tegin. Ma ei tea, millal tuleb järgmine, aga kui tuleb järgmine, minu kindlasti tuleb, siis see video saab olema juba Welcome to my crib, nii et olge mõnusad, püsige kanalil ja näeme varsti.